vaatama saadet Börsijutud ja seekord erisaate formaadis, kus me siis vastame teie küsimustele. Saime nii YouTube'i kommentaariumisse kui e-mailile rohkelt küsimusi ja nüüd tasapisi hakkame siis neid ette võtma. Jätkuvalt on lugu selline, et mina olen Märten ja investori toolil. Mina olen Markus ja olen finantskaupleja. Väga hea. Okei, alustame. Esimene küsimus on Kristjanilt ja küsib, milliseid maaklereid kasutate ja miks ning kust saate peamiselt turuinfot, graafikuid, tasulised ja tasuta? Mina kasutan valdavalt Interactive Brokersit. Kunagi oli konto ka Lynxis, mis istub eBay otsas. Nüüd ma liikusin sealt eraisiku kontoga ka ära Interactive Brokersisse. Ja on mul alles veel ka LHV's konto, kus ma hoian natukene selliseid ETF ja dividendiaktseid. Kuidas sul, Markus? Mina kasutan ka Interactive Brokersit ja põhiliselt sellepärast, et eBay pakub siis head ligipääsu USA turule, madalaid teenustasusid, efektiivset tehingukorralduse täitmist ja neil on alati ka hea laoseis nii-öelda aktsiatele, kui on soov neid lühikeseks müüa. Et kuna neid on vaja laenata, siis nad on üldjuhul tuntumad alati olemas. Ja turuinfo osas siis minul valdavalt olen ümber lülitanud TradingView kasutamise peale ja enamus ajast kasutasin tasuta versiooni. Nüüd selle Black Friday sale'iga seoses võtsin tasulise versiooni. Mina kasutan StockChartsi, tasulist kontot ja igaks juhuks on kõrval mul Yahoo Finance'i tasuta konto. Lihtsalt kui StockChartsi server on vahel harva maas või aeglane või mingi muu viga, et siis on ka Yahoo Finance saab ajutiselt hakkama. Kui tihti seda StockChartsi maasolekut üldse juhtub? Kord paari kuu jooksul, aga üldjuhul need on sellised lühiajalised mingid väiksemad bugid. See on päris arvestatav tegelikult isegi, et mitte korra aastas, vaid... Ikkagi on jah, vahepeal on olnud, aga nad tegelikult viisid hiljuti ennast Amazoni serverisse üle ja nüüd on stabiilsemad. Okay. No nii, nüüd küsimus kauplejale. Sven küsib, milline on sinu riskitase, kuidas sa selle said ja kas sa oled seda ka ajas muutnud? Olen muutnud ajas. Esimese riskitaseme sain esialgse kogemuse ja esimese raamatutarkusega ja see, kui ma alustasin 5-kohalise kontoga kauplemist, siis ma riskisin 2% oma kontost ühele tehingule ja see 2% ei ole mitte positsiooni absoluutväärtus, vaid see summa, mis ma kahjumit realiseerides olen valmis kaotama. Ehk siis just kui sinu see nii-öelda soetushind versus stop-lossi tase, mis sa oled paika pannud. Jah, ühesõnaga sisenemishinna ja stop-lossi vahe korda siis aktsiate arv. Ühesõnaga annab selle summa. Ja korraga oli mul lahti umbes 4-5-6 positsiooni. Nüüd ja ei kasutanud võimendust. Nüüd täna ma kauplen 6-kohalist kontot ja ma olen toonud riski ühe treidi kohta 1%, aga mul on korraga lahti umbes 20 positsiooni ja ma kasutan võimendust. Okay. Et see on ajas muutunud. Kas sa tunned, et see 20 positsiooni on sinu jaoks muidu lihtsalt hallatav? Jah, kuna ma teen üsna süstemaatiliselt seda, kõik on nii-öelda by the Excel, siis see teeb selle asja lihtsamalt. Ma lihtsalt võib-olla toon kõrval, et ma olen kuidagi avastanud, et minu aju ja mingid tajud suudavad hallata hästi 4-6 positsiooni, siis ma veel justkui mäletan asju peast ja mul on hea tunnetus, et nüüd ma siis ise ka üritan areneda sinna, et oleks 10-12 vähemalt kauplemispositsioonide valguses, aga hea teada. Okei, Mikk küsib, mis oleksid parimad raamatud tehnilise ja fundamentaalanalüüsi kohta? Palun soovitage 1-2 algajatele, 1-2 edasijõudnutele. Nii, mina võtan siis selle fundamentaalanalüüsi poole ette, et alustavale investorile, kui sulle meeldivad numbrid ja erinevad suhtarvud, siis ma täitsa ütlen, et minu enda dividendiaktsiate analüüs on väga hea ja selline protseduuriline lähenemine just nendele suhtarvudele, lisaks siis eesti keeles ka. Kui sa nüüd tahad sellist loogikat
aru saada, et kuidas üldse fundamentaalanalüüsi nii-öelda põhimõtteliselt võiks vaadata, siis Joel Greenblasti The Little Book That Beats the Market on minu arust väga hea lugemine. Ja edasi jõudnutele 2 raamatut, Seth Klarmani Margin of Safety ja Josh Petersi The Ultimate Dividend Playbook on siis neile, kes rohkem dividendi aktsiate poole vaatavad. Okei. Ja tehnilise analüüsi poole pealt mina soovitaks selline lihtsam raamat on Adam Grimes'i The Art and Science of Technical Analysis ja võib-olla natuke põhjalikum ja keerukam on John Murphy Technical Analysis of the Financial Markets. Ja tegelikult mõlemat raamatut ma olen ka oma blogis inglise keeles lühidalt arvustanud. Book Reviews sisulehelt näeb nende raamatute kohta ja ka teiste tehnilise analüüsi raamatute kohta, mida mina neist arvan. Mis sulle nende raamatute puhul kõige rohkem nagu meeldis endale? Adam Grimes'i raamatus ta alustab kuidagi loogiliselt ja lihtsalt tahab nagu alustajale selgeks teha, mis on tehniline analüüs, miks me seda kasutame, millal me seda kasutame, mis on selle tugevused, nõrkused ja siis vaikselt läheb nagu oma meetoditesse. Okay. John Murphy raamat on rohkem selline õpiku moodi, et ta käib läbi erinevad igasugused turutsüklid, hooajalisused, erinevad turu sügavuse analüüsi indikaatorid, hinnagraafikud, küünlad, tulpgraafikud, ühesõnaga hästi nagu selline mahukas indikaatorite poolelt, et võib-olla kõigil ei ole vaja seda raamatut nagu otsast lõpuni kohe lugeda. Okay. Vaid jupiti nagu mis indikaatorid huvi pakuvad. Nii, siis meil on selline tegelane nagu Polar küsib, mis filtreid sa kasutad, et leida sobivaid kaubeldavaid aktsiaid? Minu filtrid lähevad nii, et USA aktsiad, Nyse ja Nasdaq'ilt, alates 2 miljardise turuväärtusega, vähemalt $10 miljonit päevakäive kauplemisel ja pikaks vaatan alates $5 aktsiaid ja kallimaid ja lühikeseks müügiks alates $10 aktsiaid ja kallimaid. Kas, nii et small cap'id ehk väikeettevõtted jäävad sinu filtrist välja? Kas päevakäibe filter, et sa siis vaatad nagu viimase 30 päeva jooksul keskmist päevakäivet või viimase kvartali? Viimase kvartali. Okay. Ja et kui on sellised volatiilsemad või sellised paanilisemad ajad, kus rohkem kaubeldakse, et siis seda pilti liiga palju ei muudaks. Aga kas sa kuidagi üritad nagu filtreerida ja otsida ka seda, et mis on praegu need nii-öelda kuumad aktsiad, et kus on hästi palju kas kauplemiskäive kasvanud või ongi kauplemiskäive kõige suurem või sa sellist nagu toppe endale ei tee? Selle järgi nii päris ei tee, et ma paningi sellised põhilised filtrid paika, see tegelikult juba filtreerib välja seal suurusjärk 1500 aktsiat ja siis sealt juba lähen oma konkreetsete kauplemissüsteemidega. Okay. Nii, Siim küsib, mingi asi, strateegia, aktsia või muu selline, mille osas oled aastaid väga tugevat arvamust omanud, aga nüüd hiljuti oled ümber mõelnud ja arvad täiesti teistpidi? See on minu üks lemmik küsimus. No nii. Puhtalt sellepärast, et see transformatsioon ja areng on suuresti toimunud just nimelt sellel aastal. Et kogu selle fondi juhtimise aja ja pärast seda enda portfelliga toimetades mul on kuidagi tunne, et minu mugavustsoon on olla see contrarian või nagu minna kuidagi nagu mitte otseselt vastu turule, aga kasutada neid võimalusi, kui mingid aktsiad või mingid sektorid on nagu ebapopulaarsed või ebasoodsas olukorras ja sealt siis tasapisi korjata kuna mul on kannatus pikk, aega on palju, siis ma saan lukustada endale justkui soodsa dividendimäära ja panen aluse siis sellele heale kapitali kasvu potentsiaalile ka, et kui ma neid sealt nii-öelda august korjan. Ja see aasta selgelt ei ole olnud aeg, mis soosib sellist strateegiat. Ja siis ma olen nagu ennast surunud sellesse poolde, et ma
et ma võtaks juurde sellise trend following poole ja julgeks osta, sõna otseses mõttes julgeks, sest et ma ei ole julgenud seni, julgeks osta nagu breakout'e, all time high breakout'e. Mulle väga meeldib. Ja seda ma olen aru saanud jah, et eks nagu... Eriti sel aastal. Täpselt ja väga suur roll tegelikult ongi selles ka, et me oleme nagu rohkem suhelnud, teinud siin neid saateid ja see on ka andnud on ju siis sellist mõnes mõttes tuge ja toetust. Et see on minu kõige sellisem suurem areng ja muutus, et nüüd ma üritangi siis rohkem tasakaalustada oma portfelli ka selles vallas, et ma jätkuvalt mulle dividendiaktsiate poole peal meeldib osta seda ebasoodsat hetke ja mõnes mõttes nõrkust on ju, mitte päris langust, aga sellist nõrkust nagu bottoming protsessi, aga teisalt nagu teine strateegia, et osta seda trendi rohkem osaga oma rahast. Okei, ma tahtsin küsida seda, et sa ütlesid, et sa nopid neid dividendiaktsiate põhjasid pika perspektiiviga, et kui pikk on sinu jaoks sellise dividendiaktsia perspektiiv? No põhimõtteliselt on osta ja hoia, et ma tahangi lukustada selle soodsa dividendimäära. Aga mis sul siiamaani selline on mingi keskmine või sa hoiadki väga palju? No 2013-2014, kui ma esimesi investeeringuid tegin, need asjad, mis jätkuvalt nagu vastavad mu mingitele kriteeriumitele, need on portfellis olemas. Okay. Et osad ma viskasin välja kevadel sellepärast, et näiteks mingi mega igav ettevõtte Colgate Palmolive, ta lihtsalt ei saanud pihta selle kriisi ajal ja mulle tundus, et kui ma ta maha müün ja panen selle raha asjadesse, mis on tsüklilised ja pihta saanud, et siis ma teen endale hea teavani, et ma saan seda kapitalikasvu potentsiaali paremini ära kasutada. Okei, huvitav. Minul... Ma ei ole nüüd hiljuti mingi väga tugevalt oma arvamusi muutnud, pole põhjust olnud, aga võib-olla üks, mis on viimase aasta jooksul muutunud, on see, et kui ma hakkasin kauplema, siis ma hakkasin kohe mõtlema mõlemas suunas nii pikaks kui lühikeseks müügile. Et ei kinnistaks ennast ära ainult aktsiate ostmisele, et kohe harjutaks ennast, et turud liiguvad mõlemas suunas ja võimalusi on mõlemas suunas. Mis ma aga tegin alguses oli see, et ma mõtlesin mingi strateegiat, testisin, proovisin, hakkasin kauplema ja ma püüdsin selle strateegia teha mõlemas suunas nagu peegelpilti samade reeglitega ja samasuguse. Et ma lähen pikaks, siis ma samamoodi peegelpildis samade kriteeriumite alusel müün lühikeseks. Aga mingi hetk ma backtestisin rohkem ja sain aru, et turud tõusevad ja langevad erinevalt üldjuhul. Et turud tõusud on pigem sellised rahulikud ja pikemaajalisemad ja siis langused on sellised järsud ja kiiremad. Ja sellest olenevalt ma nüüd teen oma pikaks ja lühikeseks müügistrateegiaid erinevalt. Kas sul on mingi piir ka, et mitu protsenti sa võid nagu short minna kogu oma kapitalist või ei ole kuidagi? Otseselt ei ole, et see on selline... Ma olen backtestinud oma strateegiat, siis ma püüan nad teha võimalikult robustsed. Ma ei taha neid nagu liiga palju, kuidas öelda, liiga kontrollida. Et nad oleks robustsed, toimiks pikaajaliselt ja oleks samas lihtsa põhimõttega, mis tähendab seda, et mul enam-vähem backtestist ma näen, kui palju mul neid short'e ja long'e on. Okay. Ja mis see tasakaal on. Et see oleneb kogu turust ka, et sellel aastal on ilmselgelt olnud pikki positsioone tunduvalt rohkem, aga see ei pruugi alati nii olla, et järgmine aasta võib hoopis teistmoodi olla. Et see on... No nii, järgmine küsimus. Mait küsib, et millist brokerit või platvormi me soovitaksime kasutada väikese kontoga 3-4 tuhat, eesmärk swing trade'ida USA börsil. Ma ütlen, mina ausalt peale Interactive Brokersi hetkel väga palju paremat lahendust eestlasele ei oska soovitada kui IB. 3000-4000 on täpselt suht selline piiri peal, et kui see küsimus oleks olnud $1000, siis ma võib-olla isegi soovitaks alustada mingist Revoluti äpist näiteks, et kui teed selliseid mõnesajaseid tehinguid. Aga 3-4000 on juba selline, et kuna USA börsi teenustasud on üsna soodsad, kui liiga tihti, liiga lühiajalisi tehinguid ei tee, siis tegelikult IB võiks juba sobida. Seal on see $10 piir, on ju, et $10 kuus, mis sellise summa puhul on siuke... Aga kus sa mujal paremad saad?
Eesti maaklerite juures see Eesti maaklerite juures ei saa, et noh, mina täna ütleks mitte, et ma nüüd niimoodi väga pooldaks seda maaklerit ja oleks teinud põhjaliku due diligence'i, aga ma olen näinud nende inimeste juures, kes on mentorluses käinud või muidu nõu küsinud, et eToro platvorm on väga lihtne ja mugav ja kergesti kasutatav, eriti alustajale, nii äpp kui ka see veebipõhine asi. Et võib-olla on see, mida uurida natukene, teisalt ma olen aru saanud, et seal on need tehingutasud jälle peidetud, et just kui tundub, et stock trading on free ja mingid komisjonitasusid ei ole, aga kusagilt midagi võetakse. eToroga mul kogemus puudub, võib ju täitsa vaadata, aga ongi see tegelikult, et IB mulle meeldib, kuna ma tean, et see tehingukorralduste täitmine on üsna efektiivne, kiire ja üsna õiglane võrreldes selliste maakleritega, kes reklaamivad tasuta kauplemist. No, tegelikult see ei ole tasuta. Kust ma tegelikult võib-olla pihta hakkaks, siis ma teeks kontot näiteks sinna eTorosse ja Revoluti ja vaataks, et mis seal nagu saadaval on, kas need aktsiad, mida sa kaubelda tahad, kas need on kättesaadavad, et seal tegelikult ei ole kogu aktsiate nimekiri, isegi kui me räägime keskmise suurusega ettevõtte, keskmise ja suure turuväärtusega firmadest, need ei ole kõik nagu kättesaadavad. Et see võib ka piiri panna siis sellele, et missugune platvorm sulle sobib ja meeldib. Lähme edasi. Nii, Tiit küsib, loen ette natuke pikem küsimus. Pakuks strateegiast kõrvalhüppe või ebamugavustsooni sattumine teema nii kauplejale kui investorile, et mis on kaupleja pikim positsioon, mis ta on võtnud või sunnitud olnud võtma ja mis investori lühim võiks olla niinimetatud lühike investeering, mitte teadlikult kauplemiseks võetud positsioon. Seda viimast investor mingite näidetega illustreerinud ka eelmistes saadetes, et kuidas neil positsioonidel läinud on ja kui ebamugav oli. Samuti võiks katta, kas mingitel tingimustel näeb kaupleja võimalust kasutada pigem pikaajaliseks investeerimiseks mõeldud instrumente, näiteks dividendifookusega laiapõhjaline ETF, ja investor lühiajaliseks kauplemiseks mõeldud instrumente, näiteks optsioonid oma valitud investeerimise strateegias. Et räägi, Märten, kuidas sul see ebamugavustsooni sattumine ja lühikesed positsioonid? Ma arvan, Tiit, kes sa küsisid selle küsimuse, et see, kui sa panid sinna sulgudesse dividendifookusega laiapõhjaline ETF, et siis Markusel juba hakkas nagu sügelema ja kihelema igalt poolt, et see oli kõige parem sõnastus üldse. Aga jätame siis need kauplemispositsioonid kõrvale ja vaatame neid positsioone, mis ma võtsin dividendi aktsiates ja pikaajalise vaatega. Esimese asjana, mis mul meelde tuli meelde Suurbritannia kindlustusfirma, mille nimi oli Amlin ja 2015 aasta august olin teinud ära siis sellise analüüsi, toona ma ikkagi väga süvitsi läksin asjaga, et panin sinna ikka 2-3 päeva analüüsi ressurssi, siis jälgisin enne mõned kuud veel, enne kui ma julgesin nii-öelda osta ja siis, kui lõpuks oli nii-öelda tundus, et ma olen piisavalt läbi käinud materjali ja tunnetus oli hea, et siis tegin selle ostu ja august 2015 oli, vähem kui kuu aega läks mööda ja Jaapani suur kindlustuskontsern tegi ülevõtu pakkumise sellele ettevõttele ja võttis ta üle ja tavaliselt sellisel puhul minul siis see nii-öelda standard lähenemine on see, et juhul kui see ülevõttev ettevõte vastab nendele minu dividendiaktsia kriteeriumitele, maksab jätkusuutlikke dividende kasvavaid, siis on okei, siis ma lähen sellega kaasa. Kui ei ole, siis ma ei taha seda uut ettevõtet oma portfelli. Ja antud juhul see Jaapani kindlustuskonglomeraat ei olnud üldse teps mitte hea dividendimaksja ja siis tuli see positsioon nii-öelda maha müüa. Et jah, seal tuli umbes 30% hinnahüppe, et ma justkui sain kasumiga välja, aga ma mäletan, et mulle ikka nagu üldse ei meeldinud see, et ma olin nagu 3 kuud teinud mingit tööd ja timminud ja vaadanud ja lõpuks jõudsin nagu järeldusele, et okei, see on maru hea aktsia, et see on esimene Suurbritannia asi, mida ma üksikaktsiatest oma dividendi portfelli panen ja siis mingi 20+ päeva hiljem oli kõik läbi, et noh, suhteliselt selline mitte kõige parem tunne oli siis. Ma toon teise näite veel, mul praegu tuli meelde. See oli siuke nagu semi ebamugav tunne,
aga millega on olnud kõige ebamugavam, on need erinevad dividendifookusega ETF-id, kus justkui see jutt on hästi paljulubav ja hea, ehk siis see strateegia on nii, et me kaasame ainult näiteks 10 aastat dividende tõstnud ettevõtteid. Ja pealtnäha tundub, et kõik on hea ja tore, aga selle ETF-i portfelli sees toimub nii palju muutusi ja rebalansseerimist, et selle ETF-i enda dividendimaksed ei lähe niimoodi aasta-aastast ülespoole, vaid nad kõiguvad. Mis siis, et need komponendid kõik on nagu maru tublid. Ja kui ma alustasin 2013, 14, 15, siis ma valisin välja päris palju selliseid neid dividendi aristokraatide ETF-e, arenevate riikide oma, Euroopa, Suurbritannia ja nii edasi. Ja need ei töötanud nagu nii, nagu ma arvasin, et nad töötavad. Ja neid positsioone maha müüa oli kuidagi nagu ebamugav, sellepärast et ma ei olnud nendega hinna mõttes plussis mõningatega, ehk siis hind oli langenud ostuhetkest. Ja siis lihtsalt tunnistada endale, et okei, et siin oligi viga ja nüüd tuleb maha müüa ja edasi minna. Et võib-olla see oli nagu pikaajalise portfelli osas kõige ebamugavam tunne. Okay. Nii, aga sinu pikaajalised positsioonid, mida sa oled kaua hoidnud? Aga võt siin ongi tegelikult see, et ma ei ole päevakaupleja. Mulle pikaajaline positsioon meeldib, sellepärast see tähendab seda, et see on võitev positsioon. Võitjaid ma hoian kaua oma portfellis. See aasta ma olen neid tugevaid tõusutrende hoidnud positsioone ka mitu kuud. Et see ei ole minu jaoks ebamugav. See on väga hea, vähe tööd ja nii-öelda võitjad jooksevad. Küll aga kuna ma ei ole päevakaupleja, siis ebamugavustsooni sattumine oli paar aastat tagasi. Täna ma olen psühholoogiliselt palju paremini ettevalmistutud selleks. Aga paar aastat tagasi oli selline aeg, kui ma vahel igavusest arvuti taga istudes turu ajal hakkasin päevasiseselt kauplema. Ja võtsin SP500 indeksit CFD ette 10 minuti graafikul, iga tulp siis 10 minutit ja kauplesin päevasiseselt. Ja mingi kord ma mäletan, ma hakkasin shortima ja ma sattusin pokkeri mõistes tilti. Ma 5 minuti jooksul klõpsisin sisse välja sellest positsioonist. Mingi hetk ma lõin arvuti kinni, ma pärast vaatasin, ma tegin 5 minutiga $300,000 eest käivet, aga resultaat oli -$100, kleepuvad kaenlaalused ja värisevad käed, et see oli siuke väga ebameeldiv tunne. Ja üks teine, mis ma mäletan, et oli ka päevasisene kauplemine, mis tähendab, et ma peaks enne turu sulgumist selle positsiooni kinni panema. Ja samuti oli see short position ka, ütleme 1,5–2 aastat tagasi. Kell oli suht hiline, on ju USA turu lõpuaeg. Olin endale, kõht oli jube tühjene, olin õhtusöögi kõik valmis teinud ja ma just õppisin ja lugesin neurobioloogia kohta, kuidas see kauplemine nii-öelda aju ja keha omavahel suhtlevad ja mis see kehas tekitab, kõik see hirm ja ahnus ja nii edasi ja emotsioonid. Nii et ma just õppisin seda ühest raamatust ja ma olin nii-öelda teadlik ja ma tundsin siis esimest korda seda, nii-öelda kogesin selle füüsiliselt läbi, et mul läks see short position läks nagu, ta ei läinud päris käest veel ära, aga ta hakkas mu vastu minema. Ma nii-öelda jäätusin ja ma ei väljunud sellest ja turg läks kinni ja siis ma vaatasin, kell oli 11, vaatasin, see läks nii käest ära juba ja siis ma mõtlesin, et see ilmselt järgmine päev avaneb cap up ja sealt tuleb väga suur kaotus. Ja mis siis toimus, oli see, et söögiisu kadus ära, toidu viskasin lihtsalt minema, kuigi mul enne oli kõht ülitühi, aga lihtsalt ma ei tea, seedimine ja seisma või kõik, ja teine asi, und ei tulnud ja oli nagu raske õhtu. Aga hommikul see emotsioonid nagu seedivad ära ööga. Hommikul ikkagi ärkasin, hea tuju, kõik oli hea. Ootasin seda 4:30, kui turg lahti läheb. Olin valmis, et ma päevakauplen sealt ennast parema hinnaga välja. Ja tegelikult lõppes see hästi, et ma sain sealt peaaegu break-evenina välja päevasiseselt esimesel mingi tunni-paariga peale avanemist. Aga õppetund oli siiski, et peab jääma kindlaks oma sellele soft stopile, mis ei ole orderina sisse pandud, vaid on nii-öelda siin peas. Et täna ma arvan, ma olen selleks psühholoogiliselt paremini valmis, aga selline oli minul ebamugavustsoon. Et võib siis öelda, et sa tegelikult oled seda päevakauplemise poolt ka
testinud ja... Ma olen seda testinud ja ma pean ütlema, et tegelikult igaüks võiks selles mõttes läbi testida, et ise kogeda, sest muidu ei saa nendest tunnetest aru, lihtsalt seda võiks teha väikeste summadega. Aga on nagu maru põnev ka siis võrreldes swing-kauplemise ja pikaajalisemaga? Nagu põnevust pakkuda rohkem? See hetk pakub, aga täna enam ma ei otsi seda põnevust või täna enam see ei ole põnev. Siis see nagu oli rohkem põnev. Põnevust on rohkem ja stressi on nagu kuhjaga rohkem. Jah. Et üldiselt jah, see ei ole äge. Aga kui sa ütlesid, et sul on mõned kuud olnud need positsioonid, siis kas sul täna on portfellis jätkuvalt ka mõni positsioon, mis sa seal märtsis-aprillis ostsid, et põhimõtteliselt isegi juba kvartaleid päris nii pikka vist ei ole enam. Suvest on küll, juunist-juulist on vist midagi, aga üks vist aprillist on tegelikult on Nvidia. Sest Nvidia on lihtsalt purjetan, et ühes suunas ei ole veel, ei ole põhjust olnud kinni panna. Praegu ta nagu nii-öelda külgsuunaliselt on natuke aega liikunud, aga et kas ta jätkab trendi või mitte, seda ei oska praegu öelda. Ma muidugi ei tea, ma ei ole reedse päevaga kursis, sest reedel läks turg kinni, ma ei ole vaadanud, mis reedel toimus. Täna on pühapäev, kui me lindistame seda 20. detsember. Aga hetkel Nvidia on mul lahti ja minu meelest ta on 100% või natuke peale plussis siis sellest see positsioon. No nii, järgmine küsimus. Margus küsib, et milliseid indikaatoreid turu meelsuse kohta kõige rohkem kasutate ja usaldate? 4. saates oli juttu ka korraks ahnusest ja hirmust, et kas te jälgite ka investorite ahnuse ja hirmu indeksit? Mina seda ahnuse hirmu indeksit otseselt ei jälgi. Mul on mõned enda välja valitud siis indikaatorid. Ma teen kord nädalas oma SP500 USA turu analüüsi ja turu sügavusest ma vaatan uute tippude põhjade indeksit. Mul on endal pandud paika siis mingite tegevusvaldkondade indeksid, millel ma mõõdan momentumit libiseva keskmise ja MACD abiga enda jaoks, et siis kui palju tegevusvaldkondi on nii-öelda upside momentum, palju downside momentum ja mis on neutraalsed, et saada nagu aru sellest, et mis on liider valdkonnad ja kuidas see kogu turg võiks liikuda. Aga kõige olulisem indikaator on puhtalt SP500 hinnagraafik, kuidas see hinnagraafik või nii-öelda punktigraafik siis indeksi puhul, et kuidas see SP500 ise liigub. Seda ma ikkagi jälgin kõige rohkem. Okay. Minul on läbi aja neid indikaatoreid olnud väga paljusid ja erinevaid, et eks sõltuvalt sellest, mis kunagi töö nõudis, et siis ma rohkem vaatasin krediidiindekseid ja intressimäärasid näiteks. Samamoodi neid erinevaid meelsusindeksid, et see fear and greed või hirmu ahnuse indeks, et ma nagu vaatan neid, aga mitte regulaarselt, et pigem väga palju selliseid meelsuse indikaatoreid on minu jaoks sellised, kuhu ma lähen siis, kui ma tunnen, et turg on ühte või teistpidi juba äärmuses või seal ekstreemi lähedal, et siis ma vaatan, mida need indikaatorid näitavad ja pigem siis kui on olnud meil mingi järsk langusfaas või ka pikem langusfaas, et siis ma vaatan, et kas nüüd võiks olla nagu siuke mõistlik hetk selliseid pikemaid panuseid võtta ja ostma hakata. Aga üks lemmikuid nagu turumeelsuse, nagu aktsiaturu meelsuse osas on mul täpselt seesama, mis sa ütlesid, et uute tippude ja uute põhjade arv, et kui palju aktsiaid siis erinevates indeksites või ka sektoris või regioonis teeb siis uusi tippe või uusi põhjasid või ka kaupleb seal, ütleme, pluss-miinus 1% või 5% oma tippudest. Ja tegelikult ma arvan, et me räägime nendel teemadel, millal see on 28. detsembril veel pikemalt, et kui me teeme siis selle veebiseminari investor pluss kaupleja seekord on, et vastasseisu ei tee, vaid mina jagan seda, mida ma täna näen nii-öelda pikaajalise investori vaates. Mul on paar sektorit, kus ma tahaks jagada kohe konkreetselt selliseid dividendiaktsiate pikke või ettevõtteid, mida võib kaaluda oma portfelli lisamisel ja Markus siis räägib oma portfellist samamoodi.
jah, mina lähen natuke oma mugavustsoonist välja, sest ma ei ole varem kellelegi niimoodi seda presenteerinud, kuidas ma oma seda iganädalast turuanalüüsi teen, mis indikaatorid ma täpselt jälgin ja mis mul siis jälgimisnimekirjad hetkel teevad. Ja see on hea, et sa ütlesid, et mina ei ole ka kunagi avalikult jaganud, et mis asjad on minu watchlistis, et mida ma plaanin sealt dividendi aktsiatest osta, et ma olen seni hoidnud selle täitsa enda teada. Aga 28. detsember õhtul kell 7 järelvaadatav on ka ja kõik, kes te vaatate seda, siis soodushind registreerimisel saab vist meil otsa 22. detsember. Kui juhtub, et sa vaatad seda hiljem ja tahad jätkuvalt soodushinnaga registreerida, siis kirjuta info@dividendinvestor.ee või läbi blogi saada mulle teade ja teeme sulle fännipileti. Aga me paneme selle video alla, selle seminari lingi, et saate sealt video alt lingist vaadata täpsemalt selle veebiseminari kohta. Täpselt nii. Okei, lähme edasi. Mike Lauri küsib ja küsimus on Märtenile. Olen aru saanud, et peamiselt oled osta ja hoia investor. Miks aga ei kasuta aktiivselt optsioone, et positsioonidesse siseneda, väljuda müües vastavalt koole või putte, ehk siis limiitorderi asemel kasutada ja samal ajal preemiumit võttes? Teiseks, kuna omad suurt portfelli, siis miks mitte samal ajal müüa OTM kaetud call optsioone, suurendades seeläbi rahavoogu? See on ka väga hea küsimus. Nüüd, millal ma alustasin oma portfelliga sihipäraselt 2013-2014 selle dividendi portfelliga ja ütleme, et võib-olla 2015-16 sealt edasi olen kokku nüüd 3 korral mõelnud ja vaadanud seda sama optsioonide müümise strateegiat ja esimesed 2 korda ma jõudsin nagu sinnani välja, et see nõuab nagu aktiivset haldust ja siis mu elu oli natuke teistsugune, et iga aasta 3-4 kuud ma olin kuskil maailma peal, rändasin ringi, mõnikord 2 nädalat mul puudus nagu nii mobiililevi kui interneti ligipääs kusagil seal Tansaania Kilimanjarole ronides näiteks on ju. Ja ma tundsin, et see ei ole lihtsalt nagu praegu ei sobi minu elustiiliga. Ja sellel kevadel, või õigemini nüüd sügisel tegime seda aktsiainvestorite koolituspäeva, siis Jaak Roosaare rääkis oma optsioonistrateegiast ja siis mul oli taas kord nii-öelda 3. korda tuli see lauale, et peaks ikkagi tegelema hakkama. Aga nüüd kuidagi siis on mingid muud teemad, mis on aktuaalsemad olnud, et väga ei tohi öelda, et siin ka kauplemisega on ju palju energiat läinud, ja siis kasvuinvesteeringute valimisega ka börsid siis enne kõik, et täna on need valdkonnad, mis on rohkem sellises huviorbiidis ja need optsioonid on idee tasandil tiksunud hea mitu aastat, aga ma ei ole lihtsalt jõudnud selleni, et läbi testida neid ja tegutsema hakata. Nii, okei, lähme edasi. Järgmine küsimus on Topboy 34. Enamus juttu käib pea alati USA gigantide ümber. Kuidas on lood meie külje all olevate gigantidega? Räägin Venemaast. Kas sealsetest firmadest peaks suure kaarega mööda käima? Kasutatakse väljendit poliitiline risk, aga kuidas ise sellesse suhtute ja kas on ajaloost välja tuua mõni näide, miks Venemaa turg oli halb koht, kus olla? Ja kas on mujal maailmas ka sarnaseid dividendimäärasid pakkuda? Alati on võimalik on ju leida siis selliseid üksikaktsiaid, mis on näidanud head kasvu ja turgu ületavat tootlust. Ma olen ise nüüd oma portfelliga Venemaa suunal ikka väga vähe vaadanud. Fondijuhina sai nagu hästi pikalt toimetatud ja uuritud ja minu põhi selline takeaway või tarkus, mis ma kaasa võtsin kogu selle aastatepikkuse töö ja kogemuse pealt oli see, et väga paljud arenevad riigid, kaasa arvatud Venemaa, sõltuvad siis sellest niinimetatud commodity tsüklist. Ehk neid aktsiaid on mõistlik omada siis, kui maailma majandusel läheb hästi, toorainete hinnad, Venemaa puhul siis gaas ja nafta, on tõusuteel. Ja väga oluline komponent alati nende regioonide ja riikide puhul on valuutakursi muutus mõne tugeva või siis meie kodumaise baasvaluuta suhtes on ja meil siis näiteks euro suhtes.
ja näiteks mul tuligi meelde, et nüüd selle aasta kõige kehvema tootlusega aktsiaturud, kui me mõõdame nüüd eurodes, olid Brasiilia -27, Türgi -27, Venemaa -20. Ja tegelikult naljakas lugu on see, et need aktsiaturud ise tegelikult olid plussis, kus see miinus meie kui europõhise investori jaoks tuli valuutakursi muutusest. Ehk rubla on täna nõrgenenud sellel aastal, ainuüksi 2020, euro suhtes 30%, Brasiilia reaal 35% nõrgenenud, Türgi liir peaaegu 50%. Et noh, ma ei tunne, et ma tahaks sellises keskkonnas teha mingisuguseid pette nii sellele regioonile või riigile kui ka üksikaktsiatele. Et jah, need üksikaktsiad on paljud kättesaadavad USA või Euroopa börsidelt ADR-idena, ehk siis noteeritud näiteks USA börsile saab dollaris osta, aga see fundamentaalne ja nii-öelda underlying valuutarisk jääb ikkagi sinna sisse, et noh, see on üks põhjus, miks mulle endale ei meeldi väga vaadata, et see poliitiline risk ja kogu see teema, jah, see on selline eraldiseisev. Mina vaatan puhtalt seda valuutariski ja vaata siis, kui valuuta liigub aastaga 30, 40, 50%, siis 12% dividendimäär, mis sa justkui sealt saada võiks, noh, ei ole enam midagi väga atraktiivset. Okei, ja ta küsib veel siin, et mis sa arvad sellest, et kas investorite tootlus äkki polegi nii hiilgav USA poolelt, kui rahad eurodesse ümber arvutada? Jaa, muidugi. Sellel aastal on eriti hea näide ju, kui dollar on nõrgenenud euro suhtes, siis me tegelikult peakski kogu aeg alati mõõtma oma tootluseid baasvaluuta suhtes. Et Interactive Brokers on selles suhtes hea mugav, paned baasvaluutaks euro ja siis neid tootlusnumbreid ta näitab sul kenasti portfelli tasandil eurodes, et siis saad selle päris pildi ette. Minu see põhivaluuta IB-s ongi dollar, nii et mul see, minul see eurosse ümber arvutatuna ei... Siis me ei hakka oma tootlusnumbreid võrdlema. Kuigi mina tegelikult hedžin natuke oma seda dollari riski sellega ikkagi, et ma hoian mingit osa eurodes, kullas, bitcoinis. Need on nii-öelda sellised valuuta hedžid. Okei, läheme edasi siis. Viki küsib. Küsimus või pigem teema, mille kohta ootaks teie arvamusi, on kuidas praktikas kaitsete oma portfelli turu kõikumiste vastu. Eriti nüüd 2021. aasta alguses, kus vaktsiini pohmell võib kohale jõuda ja selguda, et raha rohkem printerist ei tule ja tuleb reaalse elu juurde tagasi naasta. Lühidalt, kas ja kuidas kasutate stop-losse või kaitsete positsioone put-optsioonidega, ostmisega ja nii edasi? Ma räägin natuke sellest fondi juhtimise taustast ka, et siis me tegime ka läbi selle faasi, et tahtsime pensionikogujate vara kaitsta ja rakendasime sellist put-optsiooni strateegiat ja nende puttide ülerullimist. Ma juba ise toona väga sellest midagi ei arvanud ja vaatasin seda pigem kui sellist kulu ja nii-öelda dragi tootlusele ja pikaajalise investorina mina ei kaitse kuidagi oma portfelli turu liikumiste vastu. Kauplemispositsioonide puhul on natuke teine lugu, et seal on stop-lossid paigas, aga pikaajalise portfelliga ma teen kõik need liikumised kaasa. Ja huvitav on see, et nagu ma enne ka mainisin, et kevadel sai läbi kogetud ka see, et mõned ettevõtted aktsiate kujul ei saanud üldse teps mitte pihta seal märtsis-aprillis, vaid väga hästi pidasid need aktsiahinnad vastu, et esmatarbekaubad ja ravimisektor ja osad ka tehnoloogiafirmad ju. Aga sul on tõenäoliselt veidi aktiivsem see. Jah, esiteks ma pean ütlema, et siin on nagu küsitud eraldi 2021 alguses, kas kuidagi teistmoodi kaitsen oma portfelli. Selles mõttes on vastus ei, et kuna kogu mu see töö ja analüüs on ikkagi backtestitud väga pika aja peale, kus volatiilsus ja kõik karuturud, pulliturud on arvesse võetud, siis ma ei muuda praegu kuidagi makro või pildi või kõhutunde või mingite uudiste põhjal oma seda riskihalduse strateegiat. See on kogu aeg sama ja ma kasutan stop-losse
nii, et alati enne tehingusse sisenemist on mul paika pandud see väljumiskoht, kus ma väljun tehingust nii kasumi korral kui kahjumi korral. See on siis kas paika pandud hinnatase või reegel, kui see on nii-öelda dünaamiline, see stop loss. Ja kuidas kasutan stop lossi, üldjuhul panen stop lossi sinna, kus minu kauplemistees enam ei pea paika või see pilt on muutunud, ma ei taha enam selles tehingus olla. Kas stop loss tehingukorraldusena läheb kohe sisse koos ostutehinguga või nii-öelda nii kui ostutehing on tehtud või koos ostutehinguga või kuidas seda haldab? See natuke oleneb siis strateegia ajalisest elemendist. Pikemaajalisematel positsioonidel ma stop orderit sisse ei pane ja pigem on see stop sulgemispõhine. Ja lühemaajalisematel ja rohkem ka short positsioonidel ma panen selle kaitsva stopi kohe alguses sisse. Nii, Tanel küsib, et kas oleks võimalik mõlemal nii Märtenil kui Markusel läbi teha ühe aktsia analüüs, võib olla mõni varasem tehing või pooleli olev tehing puust ja punaseks, kuidas teeme tehnilist analüüsi, mis graafikuid vaatame, mis aegadega, milliseid libisevaid keskmisi ja nii edasi. Jah, üsna mahukas küsimus. Tegelikult oleks selle jaoks eraldi saadet vaja, et näidata, kuidas me analüüsime me tegime oktoobris sellise veebiseminari, kus mina vist rääkisin üle tunni aja, kuidas täpselt ma graafikut kasutan, kuidas ma oma tehnilist analüüsi teen, näitasin 2 konkreetset kauplemisstrateegiat ja minu teada on see veebiseminar Dividendinvestor.ee lehel ka hetkel järel vaadata. Isegi peaaegu 2 tundi rääkis Markus ja kõik, kelle käest ma olen küsinud, kuidas neile meeldis see, siis nad ütlesid, et see on väga selline unikaalne ja teistsugune lähenemine ja kuidagi õppisid sellest väga palju ja said omale uusi tööriistu siis nii-öelda analüüsi. Rõõm kuulda. Nii, aga edasi. Silveril on siin pikem küsimus, mitu küsimust järjest, ma hakkan otsast pihta kõigepealt. Kuigi keskpankade rahatrükk ei ole ka Euroopas midagi uut, näeme koroonakriisi valguses pretsedendituid stiimulpakette. ESFS-ist alguse saanud ning praeguste toetusmeetmetega jätkuv rahakülv on jätnud turgudele kindlasti tugeva jälje. Lisaks veel standardiks saavad bailoutid ja muud pehmendusmeetmed kõikvõimalikeks majandus- ja fiskaalkriisideks. Mind huvitab, millist tulevikku prognoosite Euroopa indeksitele kuni koroonakriisi abimeetmete jätkumiseni umbes 2022 kevad? Kas turgude kasv on nüüd ainus võimalik suund ning hajutatud portfelliga kaotada enam ei olegi võimalik? Jah, hea küsimus. Ma arvan, et see on vist enamusel nii kauplejatel kui investoritel praegu peas, et mis siis saab, et väga paljude jaoks, kes on värskelt turule tulnud, tundub, et see rahatrükk või rahakülv ja lõtv rahapoliitika on justkui midagi uut ja midagi sellist, mis peaks kindlasti kaasa tooma inflatsiooni tõusu. Tegelikult me oleme midagi sarnast näinud siin praktiliselt kogu viimane 10-12 aastat alates viimasest finantskriisist 2008-2009 ja seda inflatsiooni ei tulnud sellel hetkel. Mis on seekord teisiti, on need eelarvemeetmed ehk siis need samad stiimulpaketid ehk nii-öelda valitsuse tasandil raha külvamine. Seni tehti siis justkui keskpankade tasandil, monetaar- ehk rahapoliitilisel tasandil, nüüd on eelarve tasandil, et päris suur selline erinevus võrreldes eelmiste kordade ja kriisidest väljatulekuga. Ja minu jaoks vähemalt see mõnes mõttes tähendab küll, et see on selline tagant tõuge ja pärituul siis nii tarbimisele kui majandusaktiivsusele ja varem või hiljem see peaks jõudma ka ettevõtete kasuminumbritesse ehk kui nii-öelda fundamentaalselt vaadata, siis mina olen küll nagu seda meelt, et nii kasumitel, käivetel ja üldse aktsiaturul tervikuna peaks minema nagu pigem hästi kui halvasti.
noh, alati on küsimus on ju selles valuatsioonis, et kas aktsiad juba täna ei ole piisavalt kallid. No see on nagu siuke eraldi teema, et midagi konkreetselt mina prognoosida ei oska, et ma kunagi ei prognoosi ette, et mis on mõne konkreetse indeksi tase, kas järgmine kvartal või järgmine aasta. Ma valmistan ennast ette erinevateks stsenaariumiteks ja mina toimetan nagu selle pealt. Jah, mul on sama, et see tuleviku prognoosimine ei sobi minu maailmavaatesse. Ikkagi teen oma otsuseid graafiku paremas ääres, kus mul on tänane info. Selle põhjal siis ma kasutan oma testitud turueelist, võtan mõõdetud riski ja lasen tõenäosusel välja mängida. Et tuleviku ennustamisega ma ei tegele, sest ma arvan, et see on väga keeruline, kui mitte võimatu ilmselt. Aga mida ma võiks öelda, et kui ma praegu siis tänase info põhjal vaatan Euroopa indeksit, küll hetkel ei ole silme ees, mida see teha võiks, aga juhul, kui ta tõuseb ja teeb uusi tippe, siis ma hetkel ütleks, et jah, ta ilmselt suurema tõenäosusega tõuseb veel edasi, aga see pilt võib muutuda iga hetkega, et nii kui iga päev tuleb sinna graafiku paremasse äärde uut datat peale, siis mingi hetk võib-olla on päeva pealt see minu arvamus muutunud. Tegelikult võib-olla toetuseks võibki öelda, ma ei ole nüüd tükk aega vaadanud ka neid indekseid päris nagu indeksi enda kujul, aga ma vaatasin läbi USA's kauplevad erinevad dollaris siis erinevate Euroopa riikide ETF-id ja nende ETF-ide valguses, jälle rõhutan, et mõõdetud on dollaris, Saksamaa tegi uued tipud, Rootsi tegi uued tipud, Soome tegi uued tipud, Iirimaa äkki oli, kes tegi uued tipud, Itaalia on taastunud väga oluliselt sellest suurest august, kus ta seal oli ja kus ta justkui välja ei saanud. Et selles valguses, nii kui need uued tipud on tehtud, on ju, siis me teame, et justkui see overhead supply on ületatud ja veidi on siis nagu lihtsam jätkata seda tõusu. Aga see küsimus, mis siin ette ka viimasena küsisin, et kas turgude kasv on nüüd ainus võimalik suund ja hajutatud portfelliga enam kaotada pole võimalik, siis ma ütleks selle peale, et kasv ei ole ainus võimalik suund, turud liiguvad mõlemat pidi ja alati on võimalik börsil kaotada. Ja võib-olla kui nagu mingit tunnetust jagada, siis jälle see ei ole kuidagi prognoos, aga sellist tunnetust, siis mul praegu endal on selline nii-öelda, ma ei tea, aimdus või tunnetus, et võib-olla me näeme sektorite lõikes neid lahknevusi rohkem, kui me oleme harjunud nägema. Mõnes mõttes alates septembrist on päris hea näide, et need megakäpid, Apple'id, Facebookid, Amazonid pole praktiliselt mitte midagi teinud. Aga väikeettevõtted, keskmised, value, mingid muud teatud sektorid kütavad üles nii nagu homset päeva poleks, on ju, muudkui võtavad uusi kõrgtasemeid välja. Et võib-olla lähikvartalite jooksul me võime kogeda mingites segmentides sellist totaalselt nagu sell-offi ja hirmufaasi. Ma ei tea, näidet tuua siin minevikust, võib-olla kanepisektori aktsiad, et selline lokaalne buum ja past ja nii oligi, on ju. Et ei ole välistatud selline stsenaarium näiteks. Muide, mul on 28. detsembri veebiseminaril plaanis rääkida Apple'ist, Amazonist ja sellest Big Techist, mida ma hetkel ise tehnilise põhjal sellest arvan. Väga hea. Aga ma võtan sulle järgmise küsimuse siit Silverilt endiselt. Kas Seppo Saario raamatud ja fundamentaalanalüüsi võime ära visata ja kas turud ja reaalsus, PE ja nii edasi saavad veel kunagi kokku? Ja alati on see, et mis iganes suhtarve sa kasutad, kas fundamentaalanalüüsil või valuatsiooni puhul, siis minu arust on mõistlik kasutada mitte ühte suhtarvu, vaid nagu tervet käputäit. Ja täna me näeme selgelt, et kuna väga paljud popid aktsiad kasumit ei teeni, et siis PE suhtarv on üldse nagu mitte eilne päev, aga isegi üleeilne päev ja price to sales on nagu ainuke asi, kui ma finantsmeediat loen, mida täna jälgitakse. Ja ka need numbrid on tegelikult läinud nagu täiesti sinna stratosfääri ära juba, et price to sales, kolmekohalised numbrid pole üldse arvnähtust, mida me näeme. Aga ma ei ütleks, et need asjad võib ära visata. See on tsükli üks faas, et kaua see kestab, ei tea, kunagi nad teevad ikkagi oma comebacki. Nii on see alati olnud. Jah, mina ütleks seda, et mina vahel loen mingid 80-ndate tehnilise analüüsi raamatuid
ja lihtsalt sellepärast, et huvitav on vaadata, kuidas siis turud on muutunud, mida siis kirjutati. Et selles mõttes minu meelest, ma eeldan, et mingil määral turud muutuvad ka fundamentaalanalüüsi jaoks. Aga võib-olla ongi see, et kui sa igapäevaselt see asjaga kaasas käid, siis sa loed seda vana kirjandust selleks, et mõista neid muutusi, mis on nii-öelda hiljem tekkinud. Aga kas turud, reaalsus, P-suhe ja nii edasi saavad veel kunagi kokku, see minu meelest nii palju näiteid, mida mina olen näinud ka juba eelmisel sajandil, see, mis praegu on ja nii, et see P käibki samamoodi üles-alla, et kord on ta välja venitatud oma keskmisest ülespoole, siis ta on jälle välja venitatud oma keskmisest allapoole. Keegi ei tea, millal ta jälle pöörab, aga üldiselt on see, et tal on pidevalt see mean reversion nii-öelda siis tagasi oma keskmise juurde. Ja ma hiljuti lugesin ühte raamatut, mis oli 10 aastat tagasi kirjutatud ja oli ka 80-ndate, 90-ndate näited, täpselt sama teema, et P-suhted on väga kõrged kasvuaktsiatel ja tegelikult see trendi järgi ja autor siis ütles ka, et need, kes püüavad seda madalat ühekohalist P-suhet kasvuaktsiatele, nad ongi alati kõrvalseisjad. Nad jäävadki välja, sest et nad kasutavad seda ühte indikaatorit üksi omaette seisvalt nii-öelda kontekstist väljas valesti kasvuaktsiate puhul. Seal sa ei saa vaadata seda, et sa tahad P8 või 10. Siis sa lihtsalt jääd sellest kasvust, sellest tõusvast aktsiast välja. Üks asi, mis veel P-suhtarvu osas muutuda võib siin võib-olla lähima 5+ aasta jooksul, on see, et see E-pool vaadatakse ümber. Et täna meil on juba piisavalt palju ettevõtteid, kus kaapstandarditele või ka IFRS standarditele vastav earnings ehk siis kasum ei ole enam adekvaatne, sellepärast et väga paljud arenduskulud ja muud kulud, mis nii-öelda vana majanduse ettevõtetel läksid põhivara kulumisse ja amortisatsiooni, nüüd lükatakse otse kuludesse, ehk siis tegelikult kulud on justkui kunstlikult suuremad, kui nad peaksid olema ja kasum selle võrra väiksem. Et sellepärast võib-olla tuleb sinna selliseid alternatiivseid kohandatud mõõdikuid asemele, et ma ise näiteks vaatan väga sageli ongi selline adjusted operating earnings suhe hoopis tükkis hinna ja siis selle adjusted operating earnings suhe, mitte tavaline EPS. Okei. Silveri järgmine küsimus. Kas kaupleja võib rahatrüki tingimustes muretult tehnilise analüüsi pealt uudiseid ja tulemusi ignoreerides võite noppida? Jah. Okei, väga hea. See oligi küsimus sulle. Ma ei ole tulemusi ja uudiseid kunagi jälginud, nii et. Aga järgmine küsimus on sulle, Märten. Kas väärtusaktsiate investor peab veel pikalt FOMO taluma? FOMO on siis fear of missing out. Ja peab nagu see korraks see episood, mis siin vahepeal käis, me ei tea, kas see pärast siis vaktsiini uudiseid novembri alguses, millal väärtusaktsiad tegid sellise hea hüppe ja justkui korraks tundus, et pöördus ümber see value versus growth väärtusinvesteerimine versus kasvu investeerimine, siis me võime igatipidi argumenteerida. Me võime argumenteerida nii, et intressimäärad on ju jätkuvalt madalad ja puhtalt matemaatikat kasutades diskonteeritud rahavoogude meetodi puhul on ju, et mida madalamad on intressimäärad ja mida kaugemal on mingisugune kasum, mis moodustab suure osa ettevõtte väärtusest, siis seda atraktiivsemad sellises keskkonnas need kasvuettevõtted on. Et ma arvan küll, ja see on see üks põhjus, miks ma ütlesin, et ma tunnen ka, et see aasta eriti, et ma pidin nagu nii-öelda lahti laskma sellest nagu tunnelvaatest, väärtusinvestori tunnelvaatest ja mõtlema nagu veidi suuremalt, et ma ei taha seda FOMO omada, et ma pigem oman erinevaid strateegiaid ja alamportfelle ja nii on nagu rahulikum toimetada. Okei, ja küsin ka Silveri viimase küsimuse. Kas mõned valdkonnad, näiteks rohetehnoloogiad ja energia, võiksid rahakülvist ja EL-i poliitikatest võita, ilma et vana majandus peaks samal ajal positsioone kaotama? Ma isegi ei oska midagi kosta praegu selle peale. Ma ise ka jah, et ma ise jälgin neid asju tehniliselt ja eks
raha liigub ühest valdkonnast teise, ühest aktsiast teise, ühelt turult teise, ühest riigist teise, edasi-tagasi, väärtusest kasvu ja tagasi, et mina vaatan seda puhtalt tehniliselt. Ma ei hakka hetkel ei oska väga sellel muud moodi filosofeerida. Ja see viimase, ütleme, selle aasta rohe ja taastuvenergia aktsiate võidukäik või superhead tootlused, need nagu pigem olid nagu selle spekulatsiooni tulemus, mis puudutas USA presidendivalimisi, kui need erinevad igasugused regulatsioonid või toetuspaketid, mis on vastu võetud siin või sealpool ookeani. Mulle endale vähemalt tundus nii, et jah. Nii, aga nüüd Altah 23 küsib 3 küsimust Markusele. Ehk siis meil on kauplemishuvilisega tegemist. Number 1. Kas kasutad kauplemisel lisaks maakleri platvormile veel mingeid tarkvaralisi abivahendeid, mis aitavad midagi analüüsida, automatiseerida või miks mitte lausa ostu-müügi otsuseid langetada? Esimeseks kasutan StockChartsi skännerit, kus peab ise natukene nende enda koodis siis kirjutama meelepäraseid indikatsioone ja filtreid. Olen seal oma mõned strateegiad automatiseerinud, et saan kiiremini lihtsalt selle kandidaatide nimekirja. Aga nüüd viimasel ajal olen natukene õppinud sellist programmi nagu Ami Broker kirjutatakse ja see on natuke võimekam kvantitatiivse analüüsi platvorm, kus saab siis automatiseerida oma neid ostumüügi signaale, backtestida, optimeerida tehnilise analüüsi parameetreid, erinevaid simulatsioone proovida, kuidas oleks strateegia ajaloos erinevate nii-öelda distributionite puhul välja kukkunud ja nii-öelda walk forward analüüsi teha, et siis seda strateegiat ajas paremaks optimeerida. Et see on selline päris huvitav tarkvara, aga ise veel ka õpin seda, et kui keegi vaatajatest on selle tarkvaraga kodune, siis võib mulle kirjutada, et siis lõuna on minu poolt. No näed. Nii, küsimus number 2, et kas kauplemisel võiks olla enam-vähem mingi standardne suurusjärk, kui suur võiks tehingu maksimaalne kaotus olla, enne kui positsiooni kinni peaks panema. Näiteks olen kuulnud, kuidas üks kaupleja ei riski ühe tehinguga mitte kunagi rohkem kui 0,35% ulatuses oma portfellist. Kuidas selline asi üldse võimalik on ja kui pannagi stop loss nii kitsalt, et siis tundub väga suur see tõenäosus, et stop kohe aktiveerub. Jah, 0,35% peale stop loss panna. Mulle tundub, et tegemist on mingi päevasisese high frequency algoritmiga, mis teeb 1000 scalpi päevas ja kui sa käsitsi hakkad kauplema 0,35% stopiga, siis ilmselt see stop saab pihta kiiremini, kui sa jõuad silma pilgutada. Või üks variant võib olla see, et see 0,35 tähendab justkui riski, mida ühe positsiooniga võetakse. Korraks mõtlesin selle peale, aga ma saan aru, et ta mõtleb siiski stoppi. Okay. Mina sain nii aru. Kui ta mõtleb riski tehingule, siis tavaliselt nii väikest riski kasutavad väga suure portfelliga, siis portfell peaks olema miljonites või 10 miljonites, et siis hajutada seda, et see riskiprotsent muutub väiksemaks. Mis sa veel oskad jagada nende oma stopi paneku kogemuste pealt, et kas kogu aeg siis hard stop, sa enne natuke rääkisid ka? Stopiga on nii, et stopi tahad panna võimalikult lähedale, aga mitte nii lähedale, et siis päevasisene turumüra sealt juhuslikult läbi käiks. Aga nii, et sa tahad panna ta sinna, mina panen stopi sinna, kus ma näen, et kui hind sinna jõuab, siis minu see kauplemisplaan ei toiminud. Et minu esialgse analüüsi põhjal hind ei tohiks sinna jõuda, kui see tees töötab. Ja ütleme, swing kauplemise puhul ta umbes tavaliselt on 5–10% peal see stop loss. Ja pikemaajalisematel trendikauplemistel võib ta olla isegi rohkem. Aga see on nüüd see, et
mina ei vaata tegelikult seda protsendi järgi, vaid ma vaatangi sinna, kuhu ma selle stopi panen ja siis ma näen, mis see protsent tuleb. Sellepärast, et ma ei saa, iga aktsia liigub erinevalt, volatiilsus on erinev, ma ei saa nagu ühte fixed protsenti panna kõigele, et ma võtan Tesla ja Apple'i, et ma ei saa mõlemale panna 5%, sellepärast, et Apple'ile see võib-olla sobiks, aga Tesla võib-olla päevasiseselt kõigub 6%, et siis see ongi selle turumürra sees. Et see on see loogika minul. Ja, mul täpselt samamoodi kauplemispositsioonide puhul vaatan graafiku pealt, panen paika, kus see stop olla võiks, siis on ka mingi sihthind, mis läheb paika ja siis ma alles vaatan, et kas see trade nagu üldse on mõistlik või mitte, on ju selle riskitulu suhte mõttes. Nii, aga viimane küsimus ka, et natuke sa enne rääkisid, aga mainisid, et päevasiseselt ei kauple ja küsimus miks? Esimene põhjus on see, et mulle meeldivad pigem passiivsed ärid, ütleme siis oma kauplemist ma pean selliseks poolpassiivseks äriks. Mulle ei meeldiks see elustiil, et ma naelutan ennast päevasiseselt mitmeks tunniks arvutisse, et reaalajas vaadata graafikuid ja siis teha hästi palju sisenemisväljumise otsuseid. Eriti kui ma mõtlen näiteks suveõhtutele, USA turg on Eestis avatud 4:30 õhtul 11-ni. See, et ma suviti, kui teised on väljas, istuksin arvutis ja teeksin oma kauplemisi, see oleks kurb elu. See ei ole see elustiil, mida ma tahan elada, et mina teen oma otsused hommikul ära, automatiseerin eBay's oma orderid ja tahan suveõhtul kuskil vanalinna terrassil õhtust süüa, mitte istuda ekraani taga. Kas see automatiseerimine tähendab seda, et sa ka ostuorderid paned sisse enne ära või ostud teed ikkagi, kui turg lahti on? Ei, kõik panen enne ära. Okay. Kõik panen enne ära. Turu lahtioleku ajal ma ei taha üldse avada ühtegi graafikut. Ja teine põhjus on tegelikult ärilisem veel see, et ma näen, et see on ilmselge, et Wall Streetil on kiiruseelis. Nii tehnoloogiast lähtuvalt kui ka asukohast. Et mina siin Eestis mingi Telia internetiühendusega siis päevasiseselt konkureerin New Yorgi algoritmidega. Et ma ei saa seal kiirusega mingit eelist saada. Aga kui nüüd turg läheb kinni, siis meil kõigil on ühtemoodi umbes 18 tundi aega kuni järgmise sessioonini teha oma otsused. Ja võt seal see kiiruseelis kaob neil järsult ära. Sest me oleme kõik nüüd, kõigi jaoks on turg kinni. Et sellega tegelikult ma suretan ära selle algoritmide ja Wall Streeti kiiruseelis. Et mulle tundub täpselt see sama nii kauplemise kui investeerimise valguses, et mida pikemaks sa lükkad horisondi, seda vähem on sul konkurentsi. Sest see kiirus ja kannatamatus ja vajadus näidata tootlusnumbreid on läinud nagu järjest niimoodi lühemaks nii fondi juhtidel, kes haldavad tegelikult pikka raha, aga ka kauplejatel, hedgefondidel. Nii on. Okei, lähme edasi. Robert küsib siin järgmise küsimuse. Millised teie isikuomadused aitavad teil teie enda meelest olla edukam investor Märteni puhul ja kaupleja siis Markuse minu puhul? Ja millised on need teie isikuomadused, mis teie töö jälle raskemaks teevad? Ma arvan, et eelise annavad nagu investorile, natuke enne mainisin ka, et selline võib-olla see contrarian vaatepilt või julgus erineda, sõnastame siis selle nii, et julgus omada oma vaadet ja jääda sellele kindlaks seni, kuni on piisavalt tõendeid, et tees osutus valeks või asjad läksid teistpidi. Et see ja kannatlikkus, et vahest ükskõik kas investeerimispositsioon või kauplemispositsioon ei hakka kohe pärast ostu töötama sinu kasuks ja sinna suunas, nagu su tees oli, vahest ta tiksubki ja mitte midagi ei juhtu ja siis nagu püsida seal kursil ja mitte sabistada ja tõmmelda. Ma arvan, et need on need kõige olulisemad. Aga mis on selline, mis töö raskeks teeb isikuomadusena? Võib-olla veidi selline kärsitus, et ma vahest, kui midagi uut tuleb radarile, siis ma tahan kohe ära teha ta. Nagu kas siis tehinguotsuse või mingi analüüsi või midagi taolist, aga vahest on ikkagi
mingi hulk sisulist tööd tuleb teha ükskõik kas kauplemise või investeerimise puhul ja vahest on see kuidagi eriti selliselt kiirel tõusval turul. Praegu see kärsitu olemine ei ole nagu neid trahve toonud pigem, et ostad selle esimese sutsu ära ja siis hakkad vaikselt oma süvaanalüüsi tegema ja teisi nagu põhjalikumalt vaatama, et nüüd viimastel aastatel pole nagu väga karistada saanud, et võib-olla see on nagu jah, siis üks selline kitsaskoht. Kuidas sul? Ma arvan, et isikuomadused, mis aitavad olla edukam kaupleja, on tugev distsipliin, hoida oma kauplemisplaanist kinni. Kui ink kukub stoppi, siis sa respekteerid seda stoppi, sa ei hakka ümber mõtlema või ruumi juurde andma. Ja teine asi on töötahe, et sa tahad ikkagi turuga ja ajaga kaasas käia, sa tahad juurde õppida ja paremaks saada. Muidu lihtsalt selles kõrges konkurentsis on väga raske elus püsida. Aga mis isikuomadus teeb töö raskemaks? No ma pean ütlema, et ma olen enamus neid halbu isikuomadusi suutnud välja mediteerida endast. Et ei ole liiga palju probleeme olnud viimasel ajal, aga võib-olla üks selline asi, et siin praegusel talvisel kodusel perioodil ja suletud ühiskonnas on see, et tihti igavusest keset päeva ikkagi tahan korraks vaadata, mis turul toimub. Lihtsalt uudishimust, et see uudishimu lihtsalt vaadata, mis toimub. Ja kuigi ma mingeid otsuseid ei tee, selles mõttes distsipliin on tugev, et ma mingeid otsuseid päevasiselt ei tee, siis ongi see tegelikult mõttetu aja raiskamine, see vaatamine. See ei anna mulle mitte midagi, aga ikka aeg-ajalt tahad nagu vaadata, lihtsalt kuklas ütleb, et võta telefon, vaata, mis toimub. Et see on üks selline, mida võib-olla veel annab natuke välja lihvida, aga nii ongi, et ilmad lähevad ilusaks, siis oled õues ja siis läheb meelest, et turg lahti on. Natukene siuke mitte päris otseselt seotud remark, aga võib-olla kes on tähele pannud, Markus on öelnud, et talle meeldib seda põhisuurt analüüsi teha esmaspäeva nagu hommikul ja päeval on ju. Ja minul viimased, ma isegi ei oska öelda, kvartalid võib-olla juba mitu aastat on kas laupäev või pühapäev see päev, millal mulle meeldib neid analüüse teha, sellepärast et siis graafikute peal midagi ei liigu ja on hea ja rahulik on ju kas või selles plaanis. Lisaks siis see, et meil on nagu sulgemishinnad teada ja nii nädala kui kuu alguses, et on ka pilt selge. Nii, aga Robertilt järgmine küsimus Markusele. Markus on öelnud, et kaupleb ainult USA börsil ja aktsiatega, mille päevakäive on vähemalt $10 miljonit ning Balti börs ei ole sellepärast atraktiivne, kuna puudub piisav likviidsus ning seetõttu ka tehniline analüüs ei ole piisavalt usaldusväärne. Samas on kauplemise puhul üheks oluliseks teguriks tehingutasude suurus. Kuna Balti börsil on võimalik nüüd kaubelda ilma tehingutasudeta, siis annab see väga suure eelise ja justkui lisa edži teiste börside ees. Millisel juhul treider Markus kaaluks Balti börsidel kauplemist ning millise kauplemisstiili poole ta vaataks? Okei, esiteks Robertil on õigus, et tehingutasude suurus on oluline asi kauplemise puhul, aga sul võib olla lihtsalt kallis maakler sellepärast, et kui ma eBay's kauplen 6-kohalist kontot, maksan tehingutasudeks $2 ja ei kauple päevasiseselt suures koguses, siis põhimõtteliselt see on minu jaoks hetkel ka nagu tasuta. See on nii väike osa sellesse kauplemiskäibesse. Et see on üks asi. Millisel juhul ma kaaluks Balti börsil kauplemist ja millises stiilis? Kui mul ligipääs suurematele börsidele kaoks ära, siis ma võib-olla olude sunnil vaataks, kas ma leiaks mingit eelist Balti börsil. Aga stiili poolest ma arvan, et ma endiselt teeks SP500 analüüsi, kuna kui USA aevastab, siis Tallinna börs saab nohu paar päeva hiljem. Et võib-olla ootaks neid järske kukkumisi, siis kus see pessimism on tugev ja püüaks neid põhjasid osta mean reversioni eesmärgiga, et võib-olla midagi sellist peaks siis sellele mingit uurimistööd tegema enne. Balti börs on nagu viimase 10-15 aastaga väga palju muutunud, et kui
kuni 2007, 8, 9 meil olid ikkagi mõned fondid, noh, neid oli vähe, aga mõned fondid ja mõned välismaised account'id, mis olid Tallinna börsil väga-väga aktiivsed ja määrasid justkui selle suuna siin ära, siis pärast seda finantskriisi 2008-2009 see raha praktiliselt ei tulnud enam tagasi. Et täna meil on ikkagi väga suures ulatuses ainult kohalik raha siin börsil ja väikeinvestorid või erainvestorid või kuidas iganes neid siis nimetada, et täitsa teistsugune dünaamika, kui oli näiteks 10-15 aastat tagasi. Aga selline stiil võiks toimida Balti börsil, et mõne börsiettevõtte juhtivtöötajaga golfi käia mängimas või tennist või midagi, et siis enne tulemuste avaldamist vaatad, mis tuju on. Ma tahaks öelda, et need, kes on nagu sellised nagu äkilisemad ja kasvule orienteeritumad ettevõtted, no kohe LHV näiteks tuleb meelde, et nemad avalikustavad oma infot juba nii sagedasti, noh, iga kuu juba praktiliselt annavad väga põhjaliku ülevaate, et noh, nagu raske uskuda, et sealt saaks. Ja teised on meil siuksed rahulikud ja aeglased, et no võib-olla kui on mingi väga suur projekt või asi, mida ei ole veel välja hõigatud ja sa saad justkui varem teada, et siis võib midagi õnnestuda. Okay. Robert küsib veel viimaste postituste ja videote põhjal, kas tradermärten.com domeen on juba registreeritud? Ei ole registreeritud ja noh, vast ei tule registreerimisele ka, et hoian selle auru börsijuttude saate tarbeks. Kuigi eile õhtul käisime siin mõnusalt õhtust söömast ja siis just arutasime ja jagasin Markusega seda, et huvitaval kombel, et kui ma peaks oma aega, mis mul kulub portfelli haldusele, kuidagi niimoodi jaotama ja protsentuaalselt ütlema, et kuhu kui palju läheb, siis täna võib-olla ainult 10% ajast lähebki sinna dividendiaktsiate ja ETF-ide poole peale ja ülejäänud jaguneb siis sellised suurema kasvupotentsiaaliga börsiettevõtete analüüsi ja portfelli halduse pluss kauplemisportfelli halduse peale, et kui sa teed ikkagi mingit asja juba 3, 4, 5 aastat, siis saabub teatud vilumus, asjad saavad automatiseeritud ja sellepärast see dividendiportfelli haldus, noh, nagu ta ei võta üldse nii palju ressurssi enam. Kuidagi on, samamoodi sa eile rääkisid kauplemise osas, et on ju, midagi on üles ehitatud ja palju asju jookseb automaatselt. Võib-olla meil varsti ongi siis niimoodi, et trader Märten ja investor Markus, et õpime uusi maid. Täpselt. Okei, aga Roberti viimane küsimus. 3. saates pakkus Märten välja, et Markus võiks oma watchlisti lisada ka Hiina indeksi. Jutt läks kiirelt China Hustle'i peale ning Markus täheldas, et tõesti on toimunud läbimurre uutele tasemetele, millega Märten nõustus, aga võib-olla jäi Märtenil põhjendamata, miks ta seda veel Markusele soovitas ning kas Märteni seisukoht peale China Hustle'i vaatamist muutus. Ja China Hustle on siis näiteks Netflixist kättesaadav film, mis räägib sellest, kuidas sellised täiesti tundmatuid Hiina firmasid toodi USA börsile kauplema siis ADR-idena või mis iganes muul kujul seal skeemitades. Ja siis seal oli selline pettusehõnguline rahamasin, et vaadake ja näete, päris põnev. Nüüd, mina teadsin sellest varem nii või teisiti ja üldse, et see Aasias see due diligence mitte ainult Hiinas, aga ka teistes riikides tegelikult veidral kombel ka Jaapanis on neid ja Lõuna-Koreas on neid igasuguseid skandaale korporatsioonide ja konglomeraatide tasandil olnud viimase 50 aasta jooksul ikka meeletult palju, kuidagi teistsugune kultuur. Et minu mõttemall nagu sellest ei muutunud, aga üks põhjus, miks ma selle Hiina tõin Markuse radarile, oli puhtalt tehniline pilt, ehk siis see läbimurre ja tõusutrend. Samas, miks see Hiina on minu enda radaril, on hoopistükkis võib-olla selline fundamentaalsem põhjus ehk see, et kui te täna vaatate mitu protsenti arenevate riikide ETF-idest ja indeksitest moodustab Hiina aktsiaturg, siis see on 50%. Ehk nii kui meil toimub rotatsioon ja praegu öeldakse, et on ju USA börsil me oleme suure raha ära teinud, selline institutsionaalne raha, pensionifondid, kindlustusfirmad, muud sellised varahaldurid,
hakkavad vaatama üha rohkem arenevate riikide poole, siis nii kui nad ostavad arenevate riikide indeksfonde, pool sellest rahast läheb Hiina turule. Ja see ei olnud see, mis oli meil pilt 5 aastat, 10 või 15 aastat tagasi. Ehk viimase 2-3 aasta jooksul Hiina kapitaliturud on üha rohkem avanenud ja Hiinat kaasatakse nendesse indeksitesse üha suuremal määral. Ja minu teada täna jätkuvalt ei ole veel siis nii-öelda täies mahus Hiina aktsiaturg indeksites arvesse võetud. Ehk see on mõnes mõttes selline peaaegu et sama uudis, et Tesla sai S&P 500-sse, et mis te arvate, mis siis edasi saab, et kas ostuhuvi tõuseb või mitte. Et lihtsalt see Hiina kapitalituru avanemine on kestnud aastaid ja praegu me püsime nagu sellel trendil, et see oli siis selline minu mõte tees või tähelepanek. Okei, aga see oli viimane küsimus. Et väga äge, väga huvitavad küsimused, mul oli endal põnev neid lugeda ja vastata. Selline oli saade number 5, erisaade. Video alla paneme siis selle lingi 28. detsembri veebiseminariga. Kes soodushinnaga ei jõudnud soetada, aga tahab, siis kirjutaks info@dividendinvestor.ee. Täpselt nii. Ja küll siis teeme sõbra diili. Eks saab selle hetkel kehtiva soodushinnaga ka natuke hiljem. Aga meie poolt siis häid saabuvaid pühi ja mõnusat aasta lõpu veetmist. Täpselt nii ja näeme juba siis 28. veebika vahendusel. Tšau! Tšau! See saade on meelelahutusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.